Tere, olen Tuuli Koitjärv ja tutvustan teile täna sotsiaalse järjehoidja loomise keskkonda Listango, mis asub aadressil listango.com. Esilehel kuvatakse teile ka link tutvustava videoga. Keskkonna kasutamine on tasuta ja nõuab kasutajakonto loomist. Teil on võimalik lisaks kasutada ka hispaania ja ingliskeelset, kuid kahjuks ei ole siin eestikeelset kasutamisvõimalust. Ja alustamiseks on meil võimalik luua konto kas Facebooki kontoga või emaili aadressiga. Mina panen oma kasutajanimeks praegu lingikogu, emaili aadressi ja parooli. Antud kontot on ka väga mugav ära kustutada, nii et pärast ma saan selle ära kustutada, mis ma praegu teile näidiseks teen. Kui ma soovin, et parool jääks meelde, panen siia linnukese, mis juba esialgu on siia lisatud, aga nüüd sai knapp. Ja antud keskkonnas alustatakse kohe tutvustusega. Teil on kasutajakonto, mida me pärast vaatame lähemalt, siin on võimalik seadeid muuta, lohistada järjehoidja ribale kiirsalvestamisnupp ja liituda Listango Facebooki kogukonnaga. Aga läheme oma järjehoidjate juurde. Automaatselt on teile lisatud juba 2 linki. Linkide toimetamiseks on lingi kõrval väike nooleke, kus te leiate selle muutmise võimaluse, olulise lingi tähistamist tähega, jagamise võimalust ja kustutamist. Meie kustutame selle lingi praegu ära ja nii teeme ka teise lingiga. Kustutame ära. Samuti on teil vasakul pool näha filtrid ja filtriteks on viimati salvestatud lingid, teie jaoks olulised lingid tähekesega tähistatud ja teemakogumikud. Automaatselt on loojad lisanud teie kontosse Listango nimelise teema, aga kui me selle avame, siis ka näeme, et jälle samuti selle nime taga on väike nooleke, kust me saame antud teemat muuta, lisada linki, lisada alamteemat, muuta antud teema privaatseks. Automaatselt on alati uued teemad avalikud, jagada ja kustutada. Kustutame meie selle ära. Ja nüüd lisame ühe teema. Näiteks küsitlused ja create. Nüüd, kui me selle teema avame, siis siit me saame lisada järjehoidja ja pealkiri ning link. Doodle, sisukirjeldus ja automaatselt add. Ja nüüd saame kenasti jällegi muuta. Nüüd, kui ma tahan teha näiteks pealkirja publitseerimine teema ja eraldi avan selle ning tahan siia lisada alampealkirjad. Näiteks alampealkirjaks ühistöövahendid ja panen siia alampealkirja alla, publitseerimise alla. Ja näete, see teema tuligi automaatselt siia alla. Ja nii ongi võimalik peateemad ja igale peateemale veel alamteemasid lisada. Vaatame, mis on meil
siin veel võimalused. Oma järjehoidjaid saate vaadata, siis avalikku lehekülge, seal on tavaliselt siis teie lingid teistele näha ja kontoseadeid. Kontoseadete puhul on parooli muutmisvõimalus ja ka konto kustutamise koht olemas. Vahendid, et te saate oma teistest järjehoidjatest või järjehoidja, brauseri järjehoidja realt eksportida või importida järjehoidjad ja jällegi keele valimise koht. Ja siit saate ka välja logida. Nii et selline hästi lihtne, käepärane, mugav järjehoidjate ja veebiviidete sorteerimise ja süstematiseerimise vahend. Arukat ja kasulikku toimetamist Listango keskkonnas.